Tere õhtust, head televaatajad, ma loodan, et te kõik olete ennast mugavalt diivanitele sisse seadnud, sest Vabariigi Tutskeim saatejuht Karl-Erik Taukar on igatahes valmis 7. saates sisse juhatama. Tere õhtust, Karl-Erik, räägin nüüd... Tere. No annan sulle ka korraksena ikkagi. Tere kõigile. Tere kõigile. Võin võtta üle? Palun. Väga hästi. Küsin ausalt ära, millised lähedased kolleegid oled tänaseks sina ikkagi nagu kahtluse alla seadnud, et kes siin maski all võiksid olla? Siin lähedasi ja kolleege ei ole, aga ma tean kindlalt 2 osalist oma enda peas vähemasti. Ja eks siis saab olema suur pettumus ja löök, kui mask kerkib ja tegelikult muidugi need inimesed ei ole, aga ma praegu olen vähemalt väga enesekindel. No sul on ikkagi ju detektiivi kogemus ka all siin saates, et kui raske on ikkagi nüüd mitte ette hõigata sealt lava pealt, kes siin maski all on? No, ma ju võin hõigata, aga nagu me oleme varemgi näinud, isegi meie korüfeedest detektiivid on siin, ütleme siis, lolliks jäänud, kui on in corpore pandud siin ühte ja sama nimekirja ja lõpuks on hoopis keegi teine. Et see ongi selle mängu ilu, et mitte ainult meie kõrgele õrrel istuvad detektiivid ei saa siin tunda ennast võitjana, vaid ikka need tegelased ka, kes siis lõpuks võtavad maski ja teevad kõigile suure üllatuse. See ongi see mängu ilu, kõik on võimalik. No ma lasen su kohe sinna põhitöö juurde, aga ütle nüüd ausalt viimasena veel ära, kas keegi hoiab see aeg sind ikkagi öösiti üleval, et sa ei suuda nagu ära oodata, et pagan küll tuleks see mask maha, et saaks juba rahus magada. Ma ütlen siis, kas ma ütlen selle maski nimega äkki või? Ma ütlen ausalt, rebane on üks ja teine on Sphinx, sellepärast, et need on need 2, kelle puhul mul on kahtlused kõige tugevamad ja eriti ma ootan seda, kui Sphinx lõpuks oma selle suure Egiptuse peakatte eemaldab ja me saame näha, et seal on see inimene. Pean tõdema, aga mina ootan kõige enam, et see Sphinxit ikkagi sealt välja tuleks, aga jõuda tööle sulle. Tarvis. Meie lõpetame nüüd ruttu uudised ära ja siis on juba Karl-Eriku kord.